No tšau, ma ütlen kohe alustuseks siia paar asja sulle, jah. Üks asi on see, et ma ei vaja mingisugust haletsust ja mul ei ole vaja haletsust. Teine asi, kui sulle käib ropendamine kohutavalt vastu, siis võib video kinni panna või midagi muud teha või mis iganes midagi muud teha, jah. Sellepärast tõenäoliselt mul võib siit mõni selline sõna üle huulte lipsata. Vot, nagu te ehk paljud kuulnud on, siis otsiti vahepeal taga, jah, politsei otsis mind taga vahepeal ja siin mingisugused asutused ja ühesõnaga olin tagaotsitav ja siis paljudel tekkis küsimus, et oot, et mis nagu juhtus, mis toimub ja mis nüüd juhtus, mis lahti läks, miks auto põles, kuhu see vana kadus ja ma nüüd räägin siis oma muljeid ja ka natuke eellugu, mis siis selleni viis, et ma oma auto lihtsalt põlema panin ja metsa poole jalutasin ja mis toimub, miks peaks üks inimene nii käituma? Vaata, ma räägin sulle. Ma olen 40-aastane ja ma sain hiljuti just 19. jaanuar oli mu sünnipäev, ma sain 40-aastaseks. Nii. Ja siis mu elutee on olnud natukene selline, tähendab, ei ole olnud selline elu, et kus on nagu väga palju stabiilsust ja sellist struktuuri olnud, ei ole olnud selliseid nii-öelda figuure väga, kellele alt üles vaadata või ei ole olnud nagu mul on nagu väga natukene teistsugune olnud see, vaata, kõik inimesed ei ole samasugused, me oleme kõik, mul võivad olla mingisugused omapärad, mida sul ei ole ja selles suhtes, et meil kõikidel on nagu vähekene teistsugune teekond võib olla, jah, selles suhtes, et ei ole hea ega halb, aga lihtsalt teistsugune, jah. Et ma olen elus proovinud mingisuguseid 30 erinevat ametit ja vaata, kas kõik otsivad mingit karjääri ajavad taga, vaata, et kõik räägivad, et mingi karjäär peab olema, kui sa otsid nagu mingi debiilik, mingi karjääri, proovid seda, no ei haaku nagu, ei haaku, pekki, mida ma teen ja siis kõik kõrvalt häbi, kuidas sa ei ole leidnud ikka endale seda oma maailma lemmikumat tegevust, mida sa tahaks kõikide päevadeni lõpuni teha ja ühte asja kogu aeg, sama asja nagu lõpuni, elu lõpuni teed, elu lõpuni kood, jah, nüüd sul peab meeldima kudumine elu lõpuni ja olen proovinud kudumist ka, olen igasuguseid asju proovinud. Ja siis selline nagu elutee, kus mul on olnud nagu väga palju erinevaid kogemusi, nagu mul on sattunud igasugustesse seiklustesse, nagu igasuguseid hirme ületatud, igasuguseid asju on tehtud, jah. Et ma ei ole nagu paigal seisnud, nagu ma olen nagu siin püüdnud selle ühiskonna järgi, kuidas peab nagu elama, umbes nagu oled proovinud siin sobitada ennast kuskile, proovid siia sobitada ennast, proovid sinna sobitada ennast, igale poole, nagu ma ei ole paigal passinud, ma olen nagu väga tegus inimene olnud selles suhtes. Väga palju erinevaid asju on katsetatud, jah. Aga ei ole nagu pihta saanud. Ma ütlen, kui ma oleksin kogemusnõustaja, siis Jesus Christ, mul nagu ma väga paljude inimestega oskan ennast samastada ja väga paljudes erinevates olukordades olen olnud, jah. Ja ma ütlen ka see alustuseks ära, et ma olen täiesti kaine, jah, ma olen praegu täiesti kaine, ma ei ole midagi joonud, ma ei ole midagi suitsetanud, ma olen kaine ja ma iga päevaga püüan järjest nii-öelda kõikidest sõltuvustest vabaneda ja millega iganes inimesed tuimestavad ennast, et siin debiilses ühiskonnas hakkama saada, jah. Mina püüan nendest kaineks saada, ükskõik mis see on, suitsetamine, joomine, nutisõltuvused,
mis iganes, kellel on mingid hasartmängud, ma ei tea, mingi ringi keppimine, mis iganes sinu teema on, noh. Ma püüan puhtaks saada, täiesti selgelt näha asju, saada see kompassiga ühendus ja kuhu elu tahab mind sättida, mis on see minu oma tunnetega ühenduse saada, jah. Võib-olla see probleem ongi, et ma olen liiga kaine selle maailma jaoks. Äkki ongi see, kuuled, ei või olla või? Ei või olla või? Mõtlen, kui inimestelt võtta praegu, kui võtta kõikidelt antidepressandid ära, võtta alkohol ära, võtta tubakas ära, võtta need nutiseadmed käest ära, või kui võtta inimestelt ära need asjad, mis siin juhtuma hakkab, mis sa arvad, mis siin juhtuma hakkab siin ühiskonnas? Siin ei tule, enamus ei tule siin kaine peaga, ei tule toime. Ja ei tule toime. Enne kui sa minu peale näpuga näitad, et mina olen hull ja debiilik, vaata, võtame kõikidelt ära ja vaatame, mis siis saab, kes palju neid hulle siin maailmas hakkab olema. Ja, see öeldud. Ja, ma olen nagu mõeldud, olen 40-aastane ja mul ei ole oma karjääri, endiselt ei ole oma karjääri. Mul ei ole oma kodu mul ei ole oma töökohta, mul ei ole mingisuguseid sääste ja täiesti säästutu. Mul on niimoodi, et mingi vaba raha tekib. Ma olen selline jobu, et ma jagan ära. Mul on nagu selles suhtes, et küll mina hakkama saan, sa annad teistele ära. Ja annad ära lihtsalt, noh. Neil läheb äkki rohkem vaja. Püüad nagu aidata, püüad nagu näed hädalist, püüad aidata ja püüad olla kasulik. See on nagu hästi oluline asi, et saaks ennast kasulikuna tunda. Ja kui sa saad kasulikuna tunda nii, et see tekitab susse sisse hea tunne, see on väga hea lahendus. Ja. Vot. Nii siis, ja miks ma panin auto põlema? Nii. Ma siis tahtsin oma lapsele lähemal olla ja ta elab seal Viljandi kandis. Ja siis ma tahtsin oma lapsele niimoodi, et elu viiks mind, et ma saaks olla rohkem temaga koos. Ja ma tahtsin niimoodi, et mul on see oluline. Ja. Aga siis olude sunnil tuli, kuna ei olnud, nagu ei näinud jälle mingit muud väljapääsu, olin sunnitud ema juurde minema ja kuigi ma ei taha üldse nagu ühegi ja ma ei tahtnud ja ma ei tahtnud, kuna see on häbitunne tekib, kuidas sa nii vana mees juba ei saa ikka oma asjadega hakkama, kuidas sa ei ole veel iseseisev. Mismoodi saab see olla võimalik, et sa ei ole veel 100% siin maailmas iseseisev? Ja see on nagu, see iseseisvus on tehtud nagu, see on nagu iseseisev peab olema. Kunagi olid kogukonnad selles suhtes, inimestel vaimsed tervised olid palju rohkem korras, nagu emotsionaalselt said toetuda ja teiste inimeste peale, sul olid sõbrad, sul olid inimgrupid ja tehti koos, nagu ei olnud sellist iseseisvust nagu tänapäeval ja iseseisvus ja see sinu iseseisvuse illusioon ja see ongi ainult illusioon. Sa mõtled, et siin inimesed on iseseisvad. Mõtled või? Lülitame voolu välja, vaatame, kui iseseisvad siin on või võtame vee ära, paneme kanalisatsioonid kinni, paneme poed kinni, vaatame, kui iseseisvad siin paljud meist on. Ja, väga paljud ei ole. Lihtsalt see illusioon on, see iseseisvuse illusioon. Ja nii siis sattusin ja olen hädapätakas, sattusin sellisesse olukorda, et pidin 40-aastaselt ikka ema juurde minema. Aga seal tekkisid mingisugused lapsepõlvetraumad, hakkasid või mingisugused jälle, et nagu on, vaata, kui see on selline ebastabiilne lapsepõlve olnud ja mingid läbi tegemata või töötlemata seal pead jälle, tähendab ja hakkasid tulema, hakkasid jälle, sa püüad küll nagu mõistev olla, nagu selles suhtes, et oled nagu mõistev, arusaaja, võib-olla
nagu selle siin maailmas ja ma omast turust pean ennast väga mõistvaks inimeseks, nagu arusaajaks inimeseks, nagu selles suhtes ma ei, küllaltki tasakaalus, enamus ajast küllaltki tasakaalus ja kõikides nagu jah, tekib mingisugune asi, emotsioon ja vaatad kohe nii, saad aru, mõistad kogu aeg, mõistad teisi, püüad aru saada neist, et ei mõista hukka, ei anna hinnanguid nagu ja oled nagu toeks teistele kogu aeg, nagu noh, püüad vähemalt olla, mitte kogu aeg jah, nagu aga ikkagi püüad. Ei pea nagu vimma ja aga siis oled seal ema juures ja siis vaatad, hakkasid tööd otsima, nagu vaatad mingeid erinevaid töökohti, ükskõik juba, mis tööd võid teha nagu ja siis hakkasid tuttavatele helistama. Siis ma mõtlesin, et davai, et personaaltreeneri, et seda ametit pole kunagi pidanud, kuigi igasugused ametid peetud, aga see tundus nagu olevat selline ja siis läksin, võtsin töötuna arvele, kuna mul seda personaaltreeneri koolituse raha ei olnud nagu, võtab töötuna arvele ennast ja siis läksin sinna, et noh, et rääkida, et äkki on võimalik kuidagi nagu, et ma saan nagu äkki niimoodi jalad alla ja siis saan selliselt väärtust luua inimestele. Sinna sisse astusin, saad sa aru, see naine nagu kohe, ma tunnen inimesi, mitte ma ei näe inimesi, vaid lisaks nägemisele ma ka tunnen sind ja kui sa oled minuga samas ruumis, ma tunnen sind ja ma tajun nagu tunne ja siis see, kuidas sa mind vaatad, nagu kas see projektsioon, nagu milline projektsioon sul peale tuleb, millise pilguga, kuidas sa minusse suhtud, mis häälega, tooniga nagu inimene, kõik me alateadlikult teeme seda, aga mul on nagu need radarid eriti tundlikud ja siis see seal hakkab umbes nagu nii üleoleva suhtumisega, ma mõtlen, mis asja nagu, et mida ja peaaegu läksime tülli seal selle inimesega, nagu mis asja nagu, et seal hakkab umbes oma üleolekut näitama, et ma mingit fakti asju ei tea seal nagu noh, et vähendama umbes, et mis asja nagu see, kuidas hakkab seal oma häält tõstma veel minu peale nagu, mõtlen, mida, ma tulin siia nagu mingit äkki leiame, et teeme koostööd, leiame lahenduse, vaata. Et noh, et kõik võidavad nagu sellest, kui mina võidan, siis noh, et ma loon ühiskonnale väärtust nagu läbi selle nagu, et miks nii vaenulik suhtumine nagu. Ja siis umbes ei tohi tööd teha, kui siin arvel oled, siis ma ütlesin, ma ei taha mingit abirahasid, mitte midagi, nagu mul on lihtsalt koolitust vaja nagu, et kui ma noh, et ma teen mingeid juhutöid nagu, et ma saan hakkama noh. Ja siis see umbes, et ei tohi mingit nagu ei tohi, ma ütlesin, et kui ma naabrimehel lähen lõhun puud ära nagu, et mis nüüd on siis vaata, et kas ma ei tohi teha seda nüüd siis. Ei, kui sa raha sellest saad, siis ei tohi. No. Siis mõtlesin, kuidas ma siis senikaua elus püsin nagu, et kui ma selle koolituse tehtud saan, et mis moodi, küsisin, et kas ma taarat võin korjata või? Ja okei, see selleks. See läks nii-öelda ja siis ma tulin, siis mõtlesin, okei, ma siit ma abi ei saa. Siis proovid helistada igal poole tuttavatele nagu, et noh, et kes nagu seal kandis elavad, et äkki on kellegi, äkki ma saan kasulik olla kellegile ja tahan abi, lasin veel Facebookis mingid postitusi jagada, kuigi ma ise seda Facebooki enam ei kasuta. Et äkki saab. Ei. No ei olnud jah. Ja siis oled seal ema juures, siis hakkab nagu ahestus peale tulema või siuke, noh, võitled nagu, et püüad füüsiliselt aktiivne olla, et mitte nagu päris auku kukkuda nagu, et ja siis seal läksid ka suusad risti seal ja siis oli niimoodi, et ma pean ära tulema siit, no ma ei saa inimesega läbi, noh, et me ei saa läbi nagu, me ei saa ühes ruumis olla nagu, ei ole võimalik läbi saada mingi ja siis tekkis selline, et okei, mul ei ole nüüd elukohta, mul ei ole kusagil minna ja siis ma tahtsin nutisõltuvusest lahti saada, siis lõin telefoni puruks. See oli viimane selline suur sõltuvus nagu ja siis ma tahtsin sellest lahti saada ja siis ma mõtlesin, et kuule, nüüd on ja
mida iganes. Jah, nüüd on, mul ei ole vahet. Nagu mul oli selline punkt oli, et mul ei ole nüüd vahet, kas ma elan või suren. Mul on selles suhtes, et kõik hirmud nagu tulid ära nagu, et mis asja. Ma olen nüüd siin ilusas talves ilma rahata, ilma asjadeta ja et mis nüüd ei ole kohta, kus olla. Mõtlesin, okei. Läheb, mul on paagi seal 100 kilomeetrit, saan sõita. Sellega vaatasin, et kütust on 100 kilomeetri jagu. Hakkan siis sõitma. Vaatan, kuhu tee viib. Ja siis tee viis Võrumaa poole lihtsalt. Mõtlesin, et oled lihtsalt hetkes. Erinevad emotsioonid tulid üles, viha tuli üles, hakkas tulema kurbus, vahepeal nutad, siis no mis iganes, siuke frustratsioon, siuke ohvri seisund, selline räve jama hakkas üles kerkima ühesõnaga. Ja siis kusagil seier hakkas, näitas nulli, vaatasin tankla või see bussipeatus, parkisin bussipeatusse auto ja mõtlesin, et mida iganes. Kui nüüd ma aitab sellest nagu, mul ei ole vahet. Mul ei ole vahet. Kui las siis läheb kõik juba. Nagu las siis läheb kõik juba. Mõtlesin, et davai, ma panen auto põlema ja lihtsalt hakkan minema. Ma ei tea kuhu. Lihtsalt vaatan, kuhu iganes elu viib mind, sinna lähen. Nagu mul ei ole mitte nagu mida. Vaata, kui mehel, kui sa kaotad, nagu kui sul ei ole enam midagi kaotada, no siis mis nüüd on, siis sa muutud pahalaseks, no. Siis muutud pahalaseks. Ja. Vaatasin seal liiklus oli ja siis ootasin hetke ära, millal liiklus väheneb. Mul oli seda kütuse, nii-öelda saekütust autos natukene. Mõtlesin, viskan istmete peale, panin oma töödressika, tegin kokku sellega, akna keeras lahti, auto veel käis, läheb, viskasin põleva dressika autost sisse ja mõtlesin, et nüüd kuulevad kõik, nagu seda appikarjat kuulevad nüüd kõik. Seda, see tähendab, kogu Eesti kuuleb nüüd seda appikarjat, nagu et ma ütlen, ma ei tea, ja siis see auto läks põlema, siis ma hakkasin lihtsalt jalutama, kõik hirmud kukkusid ära, nagu mõtlesin, nagu ma ütlen, kui sul ei ole enam vahet, kas sa oled elus või ei ole, kui sa saavutad selle õilsa punkti oma elus, kus sul ei ole enam vahet, mis sa oled elus või ei ole, kas sa oled vabaduses või ei ole. Ma ütlen, mul oli niimoodi, pange mind vangi, nagu pange mind vangi. No, mul on vähemalt koht, köömaja, noh, mul on külma talve eest, ma saan vähemalt olla mingis kohas, noh. Nüüd soe tuuakse toitu. Ma ei pea mingite arvete maksmise pärast, mingi kuidas siin oma hinge müüa, et raha teenida nagu, et siis oma keha elus hoida, see kõik kaob ära nagu. Need mured kõik kaovad ära ja minusugusele on see käib nagu, no ei saa nagu, no ei ole, ma ei ole suutnud, ja ma võtan oma isikliku vastutuse, ma ei ole suutnud elu jooksul nii-öelda ultra hüper iseseisvaks kujuneda, noh, et kõigega nagu absoluutselt selle 1100 erineva asjaga. Kui sina oled suutnud, sinul oli ilus, tore lapsepõlv, kus sulle jagati palju hoolt ja armastust ja mõistmist, siis mul on hea meel sinu üle, kui sa leidsid kohe stardist endale selle karjääri, mida sa soovid või mis sul sobib elu lõpuni teha seda ühte sama asja. Mul on hea meel sulle, ja. Aga kõikidel meil ei ole niimoodi vedanud. Kõikidel ei ole vedanud, ja. Ja ma räägin päris paljude inimeste eest, mitte ainult iseendast, et päris paljude inimeste eest. Ja. Ja siis on nagu, ma räägin, see häbi, mis sellega kaasas käib, nagu kui sa nagu
vajad kellegi abi ja kui sa vajad kellegi abi vahepeal nagu on nagu selles suhtes, et kasvõi mingit sõpra kuradi räägime, kuradi, ma ei tea, mul siin mingid keerulised ajad on nagu, et räägime, kui sul on sellist asja vaja, mul on häbi küsida seda nagu türa, see terve see kuradi maailm nagu meestele umbes paugutab, et see ei tohi, sa ei tohi olla, sul ei tohi olla kunagi abi vaja nagu mitte üheski asjas nagu, mitte kunagi. Nagu enamus meestele pannakse see, mis sa mõtled, et ma ütlen, kui sa võtad meestelt ära need igasugused alkoholid ja need asjad, siin pooltel kaob see kuradi eluisu ära noh. Ma räägin tõsiselt noh. Ja siis ma panin selle auto põlema, mõtlesin, et see on nagu selline omamoodi appikarje. Ja ma ei tea, ma ei oska siin teie maailmas siin, ma ei saa siin nagu, no ei tule, minu elu ei ole niimoodi sättinud asju, et ma nagu, et kõik absoluutselt, et tuled nagu kõigega toime ja kõik on kogu aeg stabiilne ja struktureeritud ja sul on mingi rutiin ja sul on kõik asjad paigas, nagu ei ole, kas ma olen ise seda saboteerinud või mis iganes, ma ei räägi mingeid õigustusi või mis iganes, no elu ei ole sättinud niimoodi lihtsalt, noh, mis me teeme nüüd siis? Ja ma ei viitsi mingit süüd ega häbi enam tunda selle pärast, ja nii siis ja siis hakkasin lihtsalt, mõtlesin, et ma lähen sinna, kus iganes lähen, ma teadsin, et mul on mingi pool tundi kuni tund aega, enne kui mind taga otsima hakatakse, kuna ma tean, kuidas ka jälituskoerte ja teenistuskoerte eest nagu ära saada, siis sättisin oma teekonna nii, kui ma olin täiesti võõras kohas, et mind vähemalt see päev kätte ei saadaks, noh. Ma saan rahulikult olla, vähemalt see päev ma ei viitsi seal kellegi aru anda. Ja siis jalutasin. Ilus õhtu oli. Kahanev täiskuu. Ilus taevas, pakane oli väljas. Ja hakkasin jalutama lihtsalt, kus iganes elu viib. Kus iganes, ma ei tea, mis järgmine sekund toob, ma ei tea. Mõtlesin, et lihtsalt selline hävitustunne tuli, tahaks nagu hävitada ja kui ei ole nagu kellegile kasulik või nagu selles suhtes, et mis ma pean nüüd süüd tundma, tuli see ülesse, tahtsid hävitada, tuli korraks hävitustunne, lihtsalt hävitaks ära oma auto. Las läheb kõik, nagu ei ole nagu mingid hirme, kõik hirmud kadusid ära nagu. Ja siis elu hakkas sättima sinna ja tänna. Nüüd ma siin seiklen, vaatan, mis saab. Täna tuli nagu selles suhtes, ma olen siin nutnud ja teinud igasuguseid asju, siin erinevad virvarr emotsioonid käivad üles-alla selles suhtes. Aga no täna on juba enam-vähem ja siis mõtlesin, et okei, davai, et mis iganes, mul on juba, ma ütlen, kui mis iganes, ma ütlen, või mul ei ole nagu hirme, jah, võin teha ükskõik mis asju, või noh, selles suhtes ma ei ikkagi oma nii-öelda, mitte siis loodetavasti väga palju ennast ega teisi kahjustades, vaid ikkagi positiivset väärtust luua ja et püüame edasi. Ja püüame edasi. Vahepeal käid jälle perseli, tõus püsti. Okei, läheb jälle edasi. Ja ma nägin, tead mis üks asi, ma nägin, kui palju inimesi nagu päriselt, kui paljudele inimestele ma nagu korda lähen.
seda oli nagu hästi südant soojendav oli näha nagu või pärast nagu vau, nagu uskumatu. Jah, et mehed või kes iganes inimesed, noh, sa ei pea üksinda kõigega hakkama saama, noh, sa ei pea üksinda küsija, tähendab see ultra iseseisvus, see tapab siin kõiki meid varsti nagu see siin see ja ma ütlen, see iseseisvus on ainult üks illusioon. Me kõik toetume teineteisele, kas me puutume kokku näost näkku iga päev või ei puutu, aga me toetume teineteisele, ma räägin. Ega see, kuidas see toit sul sinna poodi saab, noh. Keegi ta sinna toob ju. Jah, aga sa ei tunne seda inimest, kes seda toob. Aga sa sõltud temast, et ta selle sinna tooks. Ja ma ütlen nagu vaata, et kui minu puhul on veel see, et ma nagu selles suhtes vaata, kui sa oled kunagi kellestki sõltunud lapsepõlves näiteks ja need inimesed on sind väärkohelnud või nagu selles suhtes, siis sul on keeruline tulevikus, sa tahadki olla nagu iseseisev, sa ei taha nagu kellestki sõltuda, kuna sul on valus kogemus sellega, sul on närvisüsteem ühendatud nii, et sa ei taha nagu sõltuda, nagu sa püüadki võimalikult vähe sõltuda nagu, mis on mõistetav, ma mõistan seda. Aga ikkagi, et kui on selles suhtes, ma ütlen, vahepeal surub lihtsalt elu või ise või no mis iganes elu tee viib nii, et oled nurka surutud lihtsalt, noh. Ja sinul võib see samamoodi juhtuda, noh. Ma ütlen, ta ei pohhu, noh, selles suhtes, et siin näeb julge välja öelda, nagu mis siis on, nagu. Ma ütlen, ma räägin praegu jumala paljude inimeste eest. Jumala paljude inimeste eest, noh. Ma ütlen, kui sina oled leidnud oma selle õnne, mis sind ilgelt õnnelikuks teeb, siis mul on hea meel su üle, mul on hea meel. Aga väga paljud ei ole, nagu väga paljud, ma ütlen, nagu joovad õhtuti magama ennast, noh, või suitsetavad ennast magama, noh, vanglad on täis neid inimesi, kes ei funktsioneeri selles maailmas. Äkki pole minus asi, no äkki on selles maailmas asi, äkki pole minus asi. Mina olen kaine, noh, ma olen kaine. Ja minul on keeruline siin funktsioneerida, noh. Ma ei tea, ma ütlen, ma püüan edasi, ma proovin, mis iganes. Eks ma siis tuleb oma hinge hakata müüma, et siin mingisugused rahasid teenima hakata nagu, et ma ei tea, et oma kodu saada, no ma ei tea, siin ma ei kujuta ette, paljudel siin varsti oma kodud on, no. Siin on ma ei tea, siin Tartust ostad endal mingi korteri mingi 100 tonni eest, saad mingi 500 eurot kuus palka. Noh, mis oma kodu. Ja, tõenäoliselt ma ütlen, sa ei ole sellist külge ei ole. Ma ei ole sulle näidanud varem, jah, aga ma ütlen lihtsalt, kui lõpuks viskab kõik üle, siis on juba pohhu. Ja siis tuleb nii toorelt, nagu tuleb. Küll kõik laabub, küll kõik saab nii korda, kui peab saama, jah. Ja küll see seiklus, ma ütlen, see on vähemalt, kui muud ei saa, siis saab ägeda raamatu kirjutada jälle. Kuna nii palju on juhtunud, nii palju juhtub kogu aeg, nagu ma ütlen, ega mina ei ela sellist elu, et mul siin iga päev kõik on samasugused. Mul on kogu aeg nagu selline möll käib kogu aeg ja sa oled nagu pinge all, kogu enamus ajast oled nagu pinge all, kuna kogu aeg on, noh, et noh, enamus on nagu pinge all, aga kui sa nagu kogu aeg redutad või selles suhtes, nüüd oli lihtsalt vahet ei ole, et las mis iganes nagu juba oled nagu, et mis iganes elu toob nagu, mis mul ei ole vahet nagu, et ma võtan kõik vastu
ükskõik juba, nagu ma ütlen, tulgu või vangla või surm või juba ükskõik, nagu ükskõik, noh. jah, jah, vot takk, kuule, aga selge. Ja aitäh Paksule ja ma ütlen, ma ei tea siin, kelle nimesid siin nüüd tohib, lubatakse nimetada, kelle nimesid ei tohi. Ma tahaks nagu tänada inimesi, kes nimeliselt tahaks tänada, ma ütlen, ma peaks nende inimeste pühenduseks raamatu kirjutama. Kaiti, mul vend. Need inimesed, Tiuks, Tarmo. kõik, kes mulle kirjutanud on, kõik, kes mu vennaga ühendust võtsid, kõik, kes nende postitusi jagasid, neid otsimiskuulutusi, aitäh teile ja vabandust selles suhtes, et asjad nii radikaalse ja äärmusliku mõõtme pidid võtma, et aga ma ütlen, et see probleem on, see pole minu isiklik probleem, see on süstemaatiline probleem, ma tean endasuguseid jumala palju. Ma tean, ega ma pole ainuke. See on süsteemne probleem, see pole minu isiklik, nagu ainult minu isiklik vägikaigas siin ühiskonnas. Ma ütlen, see väga paljudel teistel on sama teema, no kui sa oled vähe teistmoodi, näed asju vähe teistmoodi, siis sul on, kui oled selline vähe autistlikum või mis iganes, siis sul on siin korralik kadalipp on see elu, no korralik kadalipp, seega siin ei ole kogu aeg meelakkumine. Vot. aga ilusat päeva või õhtu jätku sulle ja küll kõik korda saab, küll see elu, küll see jõud, mis su teeb selle, et sa olemas oled, küll see ka toetab. Ma nägin jumala palju, kuidas elu hakkab toetama, nagu kuidas elu toetas mind, nagu kõiki igasuguseid juhuseid hakkas kokku langema. Ma ütlen, kohe sinna tanklasse jõudsin. Paks astus ligi, ütles, et kuule, et sinuga kõik hästi või? Et kuule, aga selge, kõik head.